Tere, kuidas läheb? Mina olen doktor Aleksandr Mota, füsioterapeut, osteopaat ja raamatu Segredos de Columna Sendor autor. Ma tahan sinult midagi küsida. Kas sul on valu kätes? Kas sa tead kedagi, kellel on? Ole siis tähelepanelik, sest selles videos õpetan ma, kuidas leevendada õla- ja käevalu vaid 3 minutiga. Tavaliselt on neil, kellel on õlaga mingi probleem, olgu selleks bursiit või tendiniit, üks üdine kaebus. Valu õraliigeses, mis mõnikord kiirgab mööda kätt alla. Ja need valu saadavad neid inimesi tavaliselt väga pikka aega. Need valud tabavad tavaliselt neid, kes teevad palju käsitsi tööd, näiteks juuksurid, õpetajad või ka neid, kes töötavad peaaegu ilma õlgu liigutamata, nagu need, kes töötavad arvutiga ja trükivad, kus kogu liikumine toimub randmes, kätes ja käsivartes, mitte õlgades. Nii et lähme edasi. Esimene asi, mida sa teed, on leida mingi laud või midagi, millele saad oma käe toetada, et käsi oleks täiesti lõdvestunud. Teine asi, sa libistad nahka üle lihaste. Kuidas seda tehakse? Ava käsi, aseta see õlale ja libista seda edasi-tagasi. Pane tähele, et käsi libiseb naha peal ainult liigutuse lõpus. Nahk libiseb lihaste ja kõõluste peal ning sa teed seda liigutust allapoole kuni küünarnukini, siis liigud uuesti üles, kordad seda liigutust 3 korda. 1 kord on alla ja üles. Korda seda 3 korda. Teine liigutus on sarnane, kuid selle asemel, et nahka lihaste peal libistada, proovid sa haarata naha koos lihastega ja tõsta üles. Vii küljele, hoia 10 sekundit vii teisele poole ja hoia samuti 10 sekundit järgmiselt. Alusta õlapea juurest. Pigista haala lihasest, nagu tõstaksid kätt ja vii taha, loe 10 sekundit. Ja too ette veel 10 sekundit. Ja liigu alla kuni küünarnukini. Lase käsi veidi alla, haara naha ja lihastega, tõsta üles, vii taha, hoia 10 sekundit. Ja ettepoole hoia 10 sekundit ja liigu alla. Tee seda kuni küünarnukini. Tuletan meelde, et kui tekib mõni valupunkt, siis tõmba lihast üles poole ja hoia lihast selles asendis, kuni valu leeveneb. Ja viimasena teed sa sarnaselt trapetslihasele, mis on see lihas siin õlal. Sa võtad sama avatud haardega, tõmbad trapetslihase üles ja viid selle taha, loed 10-ni. Viid ette, loed 10 sekundit. See lihas, kuna ta on suur, väga võimas ja tavaliselt seotud emotsionaalsete küsimustega, nagu stress ja ärevus, vajab seda liigutust mitu korda korrata. Soovitan sul teha seda liigutust trapetslihase peal 3-5 korda. Pärast neid liigutusi, neid 3 harjutust, tunned oma kätt palju kergemana, isegi kui sul pole mingit valu ega kaebust õlas ega käsivarres. Ja tehes kiire kokkuvõtte, need on 3 liigutust, mida sa selles videos õppisid. Esimene, libista nahka lihaste peal. Alusta õlast, liigu küünarnukini ja tule tagasi õlani. Korda 3 korda. Seejärel proovi lihast tõmmata ja hoia 10 sekundit, lükates seda tahapoole. 10 sekundit lükates ettepoole ja liigu käega allapoole kuni küünarnukini. Ja viimane harjutus, viimane liigutus on teha sama liigutust, mida tegid käega trapetslihase peal. Seda soovitan sul korrata 3-5 korda, kuna see on tugev lihas ja väga seotud emotsionaalsete probleemidega. Aleksander, mitu korda ma pean seda tegema? Sa võid ja peaksid seda tegema alati, kui tunned vajadust. Alati, kui tunned mingit ebamugavust või valu. Sa teed need 3 harjutust, mis on äärmiselt kiired ja lihtsad, kuid annavad tõelist leevendust kogu õla ja käsivarre piirkonnale. Ja kuidas? Kas sulle meeldis see video? Kui sa vaatad mind Facebookis, pane siia alla like, jälgi minu Facebooki lehte Dr. Aleksandr Mota, siis saad teavitusi ja saad jälgida. Igal nädalal panen üles 2 sellist videot, tuues praktilisi ja lihtsaid nõuandeid, kuidas sa saad oma valu vähendada ja elukvaliteeti parandada. Kirjuta siia alla kommentaaridesse, mida sa tundsid, kas su käsi muutus kergemaks, kas valu vähenes või mitte. Märgi keegi, kes kurdab ja kellel sa tead, et on õlavalud.
Kui sa vaatad mind YouTube'is, pane like, telli minu kanal, nii saadki esimesena kõik videod, mis ma siia üles lähen. Ja viimane nõuanne. Ma jätan selle video kirjeldusse lingi, et saaksid end kirja panna minu VIP-nimekirja. Või, kui soovid, külasta meie lehte segredusdacolunasendor.com.br. Ja minä lopetan praegu, suur kailistus ja kohtumiseni järgmises videos.